ja täna me räägime tööst. Kui sa mõtled oma töö peale, siis sa võid ka mulle, kui sa tahad, sa võid siia kirjutada, mis on esimene mõte, kui sa mõtled oma töö peale. Paljudel inimestel on siis see, et töö tekitab koheselt paha tunde. Et töö on midagi rasket, midagi keerulist, midagi kohustuslikku, mida peab tegema, ilma milleta ei saa hakkama. Nii et selle töö sõna taga võib sul olla hulk negatiivset energiat, mida sa endas hoiad. Ehk kõige lihtsam, kui ma küsin, kui sa ärkad hommikul üles ja sul on tööpäev, kas see on siis sedasi, et sa särad, sa ärkad rõõmuga, kiiresti tõused püsti, paned riidesse, sätid ennast ja tahad ruttu-ruttu tööle minna? Või on see niimoodi, et issand, ma teen silmad lahti, mõtlen, et ei. Kui saaks nüüd veel edasi siin olla, magada, kas tõesti jälle üks seesama jama? Ritte kirjutab, et hetkel ei mõtle sellele, aga ma mõtlengi üldises plaanis, kui sa oma tööle mõtled. Et kui sul on see hommik käes, sa pead tööle minema, kas sa lähed sinna rõõmuga või see tekitab sinus halbu tundeid, sa tahaksid edasi magada, seda vältida, siis see näitab, et sul see asi ei ole korras, sul on selles teemas blokeeringud ehk negatiivne energia. Ja kust siis, ja seal on hulk siis ka uskumusi taga, kust need siis tulevad? Need tulevad ikka meie lapsepõlvest. Pane tähele, mida su vanemad on rääkinud tööst, kui sa olid laps. Kuidas teie peres oli töö? Kas töö oli raske, näiteks vanemad töötasid kusagil väga pikkades näiteks vahetustes või meil siin just, et vanemad, kellel jäävad siia nõukaaega, siis seal taga on hästi palju raskust, hästi palju kohustust ja sa pidid tegema palju tööd, täitma norme, igasuguseid selliseid asju. Ja kui sina oled võtnud vanematelt selle energia endale, ehk automaatselt siis on see sinu uskumussüsteemis, siis see mõjutab absoluutselt sinu elu praegu. Näiteks, kui su vanematel oli nii, et pidi põllul töötama nagu hilisõhtuni, nii et tõesti, et õhtuks oli väsimus oli nii suur, et isegi sõna ei saanud suust välja. Ja sina oled näiteks võtnud selle energia endale. Mis siis juhtub? Oled kontoritöötaja ja sinu tööpäevad ongi sellised. Sa teed ületunde, sa teed pikki päevi, sul on tunne, et sa muidu ei jõua, sul on tunne, et sa ei ole muidu väärtuslik. Et sa peadki nagu tegema ja sa ei saagi teistmoodi. Sul on selline tunne, et sa pead näiteks kella 1 öösel tegema mingit tööd, et saaks tehtud ja kohe sulle antaksegi ette sellised asjad, et sa nagu ei saagi seda korralikult tehtud ja sa nagu ei saagi korralikult puhata. Ja siis sa mõtled terve elu, et issand, mis toimub, kuidas saab niimoodi olla ja sa ei saagi aru, et see jookseb sinu alateadvuses, see energia, see uskumuste süsteem, mis sul on vanematelt saadud, see on sinu energias. Ja vot me saame seda eemaldada, seda mustrit muuta. Nii, ma vaatan vahepeal, mis te kirjutate. Väga hästi. Just, et kui tuleb tugev ei taha, siis on küsimus selles, miks sa seda tööd teed. Ja kui siia tuleb kohe vastuseid, aga ma muud midagi ei oska või aga ma pean seda tegema, ma pean ju kuidagi raha saama, ma pean ju kuidagi süüa saama. Siis siin taga on igasuguseid konkse, sellepärast, et tegelikult on sul võimalik teha sellist tööd, mis paneb sind rõõmu tundma, kus sa oled õnnelik, kus sa teed seda tõeliselt rõõmuga ja see toob sulle kordades rohkem raha sisse kui see võib-olla, mida sa teed, push-ides, survestades vägisi. Ja ma saan aru, et seal taga võib olla kõike selliseid energiaid, et ma ei julge oma tööd vahetada. Ma ju ei oskagi midagi muud. Ja see on alati nii olnud, ma olengi seal, ma peangi selles töökohas olema. Ja ka niimoodi ju kõik teevadki tööd, et on raske, et on ebameeldiv, et on ebamugav ja see sissetulek ka, et see ongi ju väike, et see nagu ei lähe minu piiridest üle, et ma ei olegi rohkemat väärt, ma ju ei oskagi rohkem, ma ei suudagi paremat. Ja nii vaata, mis te siin veel kirjutate. Ja Merite, kui sul on kooliga see seotud, siis on jah, et sealt hakkavad need aastaajad
mängima natukene, sest suvel on, eks ole, suvepuhkus, suur õnn. Aga ka, et tegelikult on võimalik siis seada see energia niimoodi, et ta terve aasta lõikes on sulle meeldiv see töö, mida sa teed või kogu aeg. Või siis on see, et on vaja vahetada seda. Sest sina elad seda oma elu, seda oma reaalsust. Sina lood iga sekund seda oma tulevikku. Ja sul on alati, inimestena, meil on alati võimalus valida, mida me teeme. Et see on see inimkehastuse üks selline suur pluss. Me saame alati valida, kas me tahame, et meil on asjad halvasti või me ei taha. Kas me tahame seda teha või kolmandat teha. Aga paljud oleme ennast pannud nii lõksu, et me ei saa aru, et sealt on võimalik üldse välja tulla. Või just nimelt ka see, et mida see töö sulle annab, mida sa praegu teed. Sa oled kindlasti pannud sinna siis mingisuguse jutu ümber oma töö, mida sa endale kogu aeg jutustad ja räägid. Et kas see töö on raske ja paha ja kolleegid on sellised ja keegi ei mõista mind ja keegi ei aita mind. Või on üks tagarääkimine ja susimine ja ülemus on selline ja selline, ta nõuab mult nii palju ja ta ei hinda mind ja ta ei saa must aru, kõik need jutud sinna taha. Või sa leiad sealt ülesse selle positiivse poole. Näiteks isegi, kui sa oled töökohta vahetanud, oled näiteks olnud väga mürgises töökohas ja sul on ületunnid ja see on hakanud su tervisele mõjuma, sa oled vahetanud töökoha, teise töökohta. Kas sa nüüd sealt suudad panna pealkirja, et ma teen tegelikult seda, mis mulle meeldib ja siin on palju toredamad inimesed, ma küll saan vähem palka või sa hakkad jälle kiskuma mingisuguseid vanu asju, mis on su alateadvuses, mis tulevad sellest vanematelt saadud uskumussüsteemist või siis kes on sinu ümber olnud lapsepõlvest siis 0-7 eluaastani, mis nad sulle on andnud energiasse. Ja vot need plokid on võimalik siis kõik ära koristada. Ja tööst on võimalik teha positiivne asi. Et töö on rõõm. Või siis just nimelt jõudagi sinnani, et mida sa siis tahaksid teha. Ja tööna mina soovitan alati teha seda, mis sulle meeldib kõige rohkem teha. Ükskõik, mis asi see on. See alguses tundub täiesti jabur, võib-olla sulle meeldib joonistada, võib-olla sulle meeldib triikida, võib-olla sulle meeldib, ma ei tea, mida iganes teha. Näiteks mina ei teadnud üldse, et minule meeldib selline asi, et mina niimoodi aitan teid. Ja kui ma sellele nagu pihta sain, siis ma saangi aru, et see ei olegi mulle nagu töö, see on absoluutselt suur rõõm, et ma saan aidata teid elus edasi. Ma saan aidata teid õnnelikuma elu poole nii suurte sammudega. Et ma varem seda ei teadnud. Ma varem olin kuskil seal, ajasin omale seda juttu, et ma pean siin kuskil olema, sellepärast, et nii on. Aga tegelikult me ei pea mitte midagi. Nii et mõelge, kellele on siis töö probleemiks. Just mõtle, mis su kodus toimus. Ja saa aru sellest, et seda võib-olla ise niimoodi teadliku teadvusega positiivsete afirmatsioonidega ei muuda. See tunne peab sul tulema, et sa saad seda muutust teha ja mina saan tõesti aidata sul seda siis teha. Nii, ja Merite kirjutab, olen mõelnud, kui siin metsa vahel elaks, mida ma siis teeks? See metsa vahel elamine sobiks sulle ülihästi. Nii et mõtle sellele ja mida sul meeldib teha. Mõtle sellele loodusele ja kõikidele muudele asjadele selle ümber. Et kindlasti tuleb mingisugune asi pähe, et mida sulle meeldib teha. Kõige hullem on jääda siis sinna, mis teeb sulle halva tunde, mõjutab su tervist halvasti, selles suhtes, et sa ise lood seda oma halva tundega, siis su tervis ütleb üles. Nii et on tark hakata liikuma sinnapoole, et teha see valdkond endal korda. Ja selles programmis ma siis tõesti pakungi sulle suurelt oma abi. Nii, Birgit kirjutab, mina oma järgmises töökohas sain hullult parema keskkonna, võimalused ja tingimused, aga excitemendiga on ikka raskusi. Excitemendi asja pole otseselt läbi närinud veel. Naudin siis paremaid tingimusi nii kaua. Siis tuleb vaadata, kas on ikkagi veel midagi muud, mida sa tahaksid teha. Kas ei olegi see? Et see lugu ja mis plokid seal taga on, et siis tuleb veel sutsuke sinna kaevuda, aga olukord on
tõsiselt palju parem. Aga excitement'i on võimalik siis tuua sisse ja selles programmis me seda excitement'i toomegi. Ja miks selle programmi nimi on Ma olen endasse armunud? Ja et see excitement ongi siis siin selle koha peal, see võti. Et nii tore, et sa Birgit sellest välja tõid. Kui sa leiad oma elus ülesse selle aja, kui sa oled olnud armunud. Kui sa oled olnud kellessegi armunud. Või isegi, ma arvan, et ikka kõik on olnud. Et kes meil siin on täiskasvanud inimesed, on olnud armumise asi elus. Ükskõik, kui sa oled olnud siis kas või olnud näiteks teismelisena armunud. Kas sa tead, mis siis juhtub, eks ole? Siis sa hõljud nagu liblikas ringi. Kõik asjad, muretsemine kaob ära. Ja võta veel eriti see koht, kus sul on seda vastuarvumist ka olnud. Ja ma arvan, et inimesed saavad sellest aru, siis kõik sujub. Siis sul rahaasjad hakkavad liikuma, siis sul kõik asjad sujuvad, sa oled õnnelik, sul on kõik hästi. Vot selles programmis toomegi vot selle sama armumise tunde. Selle õhkamise tunde kõikidesse valdkondadesse, et sa saaksid sellega kiiresti ühendust. Sest see tähendab, et sa tõstad ennast energeetiliselt nii palju, et see on sulle kättesaadav ka igapäevaselt. Et sul lihtsalt automaatselt asjad sujuvad. Sest kui sa oled sagedusel 500 kõrgemal kogu aeg, siis sul kõik asjad sujuvadki. Nii ma vaatan kohe. Kristi kirjutab, ei ole õrna aimu, mida teha tahan. Kardad, hirm on kehva. Tegelikult, Kristi, ma olen täiesti kindel, et sul on see asi, mida sulle teha meeldib. Esimene vastus, mis tuleb sul 1 sekundiga praegu pähe. Esimene sõna, mida sulle teha meeldib. Isegi siit tuleb selline energia, nagu sulle meeldib näiteks puhata, siis siin isegi selle kaudu jah, et võib-olla mingid puhkamise kohti tutvustada inimestele kõik, et ka sellega on absoluutselt võimalik omale sissetulekut teha. Millegipärast selline asi tuli esimesena esile sul. Aga sellesse saab täiesti süveneda ja programmides, mis ma teen või üks-ühele tööga inimestel, me olemegi leidnud need asjad üles, et inimene võib-olla isegi ei tea, et mida teha tahab. Mis teeb sind rõõmsaks ja õnnelikuks? On siis põhiküsimus. Kui keegi ütleb siit, kes vaatab praegu ja ütleb, et ta ei tea, mida teha, siis mis on see ei ole nagu töö. Mõtle praegu lihtsalt asjale, mis elus teeb sind rõõmsaks ja õnnelikuks. Et kui Kristi näiteks sind teeb puhkamine, või et ma lihtsalt olen kaunis naine, ma lihtsalt olen. Ja ma tahaksin niimoodi mõnusalt aega veeta kohe näiteks, et ma olengi kuskil turismitalus ja chillin seal ja samal ajal tutvustan inimestele seda kohta, millegipärast hästi see tuleb sul esile. Või ükskõik, mis asi see on, mis teeb sul hea tunde. Vot see on see asi, mida sa peaksid elus tegema. Ükskõik, kui totter see tundub. Ükskõik, kui totter. Sest see on see, mis hakkab tooma sulle kõige rohkem rahulolu, kõige rohkem rõõmu, kõige rohkem raha sisse. Nii, Kaidi. Reisimine. Ja, sinul on reisimine absoluutselt. Ja siis sinul on vaja vaadata, kuidas see reisimine siduda sellega, mida sa teed, või siis on veel mingi asi, mida sa tahad teha. Kui see reisimine on sinu nagu see energia laadimise pool, siis just, et sa seda saaksid võimalikult palju oma elus teha. Kätlin kirjutab kirbuturu. Jess, kuule, mina olen selline kirbuturu fänn, et mulle püsikohad kirbuturul täiesti olemas. Ma mõistan sind, Kätlin. See tähendab seda, ja minul oli vahepeal vastupantamatu soov muudkui kaubelda oma kasutatud riietega ja siis ka osta neid. Nii et see tähendaks seda, et sa peaksid kohe korraldama endale sellise asja, et sa korraldad selliseid kirbuturgusid. Ja kui sa oled väiksemast kohast, siis tegema siukseid müüke, panema mingeid kuulutusi, et ma teen siin praegu oma aias siin mingit müüki, korjad sõbrannadki kokku, võtad nende asjad ka, sorteerite kõik ära. Siin tuli praegu nii palju igasugust inspiratsiooni ja sellega võib jumala hästi teenida. Et asi ongi selles energias.
kui see asi tekitab sinus excitement'i, mida sa teed, vot siis see on täiesti õige asi, mida sa teed. Üldiselt Sigrid, kui sa kirjutad, et olen uue tööga otsingul ootel, võtab päris palju aega, segadust on ka, milline siis valida. Kui see on sinu jaoks õige, siis sa tunned selle kohe ära, mis tekitab sus hea tunde. Aga millegipärast ma vaatan, et sa siiski ei ole nagu seda teed läinud, et mida sa siis päriselt teha tahad või mis on sinu see asi, et mis selle hea tunde teeb. Sest et kõik asjad saaksid su ellu tulla, on vaja kõigepealt olla õnnelik, siis nad tulevad, mitte vastupidi. Saa sellest aru. Nii et Kristi, sa võid ka kommenteerida, mis sul tuli esimene mõte pähe. Et mida sul meeldib kõige rohkem teha? See on tõesti sekundi pealt. Ja rõõmu pakub niisama olemine ja puhkamine, aga just, et mida sulle kõige rohkem meeldib teha, eriti kui sa mõtled selle peale. Et sealt saab hakata üles ehitama seda. Aga üldises plaanis tõesti meil on kõigil see, et töö on raske, töö nõuab pingutust, et tööd peab tegema ja töö peab olema seotud mingisse sinu haridusega, kellelgi tuleb see, et vot kui sa oled selle ala peal nagu olnud, et siis sa ei saagi nagu muud teha, sa nagu ei oskagi midagi teha. Ja tõesti, kuidas kodus teil see olukord oli? Kairit, sinu puhul ma nagu esimene asi sul nagu reisimine, ma ei näe, et oleks see päris reisimine, ma pigem näeks, et see on kuidagi ikkagi seotud selle fotograafiaga, see, vot siuksed nagu sinu need majaka reisid, vot selline töö nagu. Ja sulle meeldib seda heegeldada, kududa, aga seal on võimalik selline asi, et sa kood ja heegeldad näidised ette ja siis sul on terve meeskond, kes koob ja heegeldab sulle need näidise või neid asju, mida sina lood. Et väga paljud siin on näiteks firmad, kes siis teevadki, et keegi teeb mingi asja ette ja siis suur seltskond teeb järgi. Nii et ka sellega on võimalik töötada ja see võib ka teha suurt ruum. Sina oled nagu lood. See on nagu Kostabi teeb oma selle pildi ette ja siis tal see kogu tiim teeb, eks ole, sinna need asjad järele. Nii et eks see variant on ka. Nii et see oma lõbuks asi võib keerata tööks. Lihtsalt seal on mingisugune proksi sees, et sa seda teinud ei ole. Aga töö ei saa siis olla see, et sa ei taha sinna minna, see on paha, see on raske, see on võimatu. Ja kui seal ei ole ka see sissetulek veel sinuga joonduses, siis tuleb vaadata neid rahaasju seal taga. Ma loodan, et see on arusaadav. Üritused, Kristi, absoluutselt üritused, siis ei ole midagi üldse mõeldagi. Sa võiksid korraldada üritusi, sa oled väga hea ürituste korraldaja. Nii et sul ei ole midagi mõelda. Nii kui beebi on kasvanud juba piisavalt tubliks ja ta on sul väga tubli, et siis hakkame aga mõtlema selle peale, et milliseid üritusi ja kuhu sa saad ennast pakkuda. Sest kui sinul teeb hea tunde, siis sind võetakse kohe üritusi korraldama ja tulevad õiged inimesed su teele. Nii et ma soovitan ka seda programmi, et kui sul on seal natuke teistes valdkondades nagu need suhted ja raha on nii suuri blokeeringud, et tuleb mul paha tunne siia kõhtu, et need võiks sealt eemaldada, et siis läheb ka see ürituste teema absoluutselt tööle. Nii et Sigrid, sina samamoodi tunne, mis siis on esimene sõna, mis sul pähe tuleb, mida sul teha meeldib. Et selle kaudu saaks siis hakata minema. Merite, kui sul on palju asju, siis sa võidki teha palju asju. Sa võid kõik need läbi proovida, mis sul meeldib. Nii et Kristi, sinu puhul siis võib mitmeid erinevaid variante vaadata, aga sa saad aru, et see, et sa ei teagi, mida teha, see on lihtsalt see hirm, mis blokeerib ja takistab. Ja kui sa siis teed seda, kui sul ongi see tunne seal taga, yes, ma olen sellesse tegevusse täiesti nagu armunud, siis see asi sujub. Olgu see valdkond siis töö, olgu see siis suhted, olgu see siis raha, tervis, ükskõik mis. Nii et neid teemakesi me hakkame siis
hakkame siis absoluutselt ilusti vaatama. ja sest Kristi, sa oled hästi suur sebija ja asjade korraldaja, et see sobib sul hästi, aga just ka niisugune see puhkamise pool, see praegu tuleb kõige rohkem, hüppab siit välja, mis ma vaatan. nii et te olete kõik sellesse programmi väga oodatud.